Vaid mõni päev veel ja 2025 läheb minevikku. Me võtame aasta kokku koos Vabariigi presidendi Alar Karisega. President Alar Karis, kas 2025 oli hea aasta? Seda on raske hinnata alati, kui küsitakse eelmise aasta kohta, et siis sa püüad kindlasti otsida need ilusad hetked üles, aga meelde jääb ikkagi ka see, et mis see üldine foon on. Ja me näeme, et ega midagi ei ole muutunud aastaga 2024, kus ikkagi konfliktid on maailmas, sõda Ukrainas käib, inimeste rahulolu on täpselt nii, nagu ta on. Aga kindlasti on ju helgeid momente ja ma usun, et need on need, mis tuleks kaasa võtta, alates kas või laulupeost, mis ju oli väga vahva ja tore üritus, kus jälle Eesti rahvas sai kokku ja mõtles ilusatele asjadele, mitte niivõrd nendele igapäevastele muredele. No vot, te just nimetasite inimeste rahulolu, et avalikus ruumis need rahulolu sõnumid on sellised negatiivsed, ehk siis me ei ole rahul. Aga kui te mööda Eestimaad käite ja inimestega räägite, kas üldine rahulolematus on ka nii suur? Jah, muidugi, kui võtta meediaväljaanded lahti, siis esimesed 5 on kindlasti niisugused negatiivsed uudised, et see ka loob sellise üldise tausta, ma kujutan ette, et kui sul ongi endal natukene raskem, siis sa tahad lugeda, et kuskil on kellegi natukene paremini. Aga kui ringi käia ja rääkida inimestega, siis mida ma kindlasti ei ole väga kohanud, on selline kurjus ja kibedus. Inimestel kindlasti on mured ja kui me loeme ja kuuleme, et jõuluajaks peavad inimesed laenu võtma, et jõulukingitusi osta, siis on ikkagi üksjagu inimesi meil, kellel on raske. Ja ka ettevõtetel on raske, eriti mis suurtest linnadest väljas on. Aga nad suudavad kuidagi sellise optimismi ikkagi säilitada, et küll läheb paremaks ja hoiavad inimesi palgal, et kui paremaks läheb, et nad ei pea kedagi lahti lastma, sest hiljem on ju jälle väga raske neid töölisi leida. Nii et väga vastakad arvamused on kindlasti ka neid, kes natukene on kurjad ja kes loevad kommentaare meediaväljaandes, näevad seda kurjust meil ikkagi jagub ja seda isiklikuks minekut. Aga ma loodan, et inimestel on ikkagi see lootus säinud, et alati, et see järgmine aasta tuleb parem ja kõik need vaevad ja hädad on möödanik ühel hetkel. No kurja kriitika alla ja väga emotsionaalse kriitika alla sattus ka riigivisiit Kasahstani. Mis seal valesti läks? Ma ei ütleks, et seal midagi valesti läks. Kui vaadata riigivisiiti kui sellist, siis kõik läks täpselt nii, nagu oli planeeritud. Alati küsitakse, mis juhtus Kasahstanis. Kasahstanis ei juhtunud midagi, juhtus siin Eestis, kus korjati teema üles ja tehti sellest midagi, mida seal sees tegelikult ei olnud. Muidugi, arusaadavalt kui 12 tunnil antakse mulle vastakaid signaali ja mõlemad tulevad välisministeeriumist, siis ma pean valiku tegema, et mida teha. Aga eks eelnev kogemus ka ütleb, mida peab antud juhul tegema ja kui sa oled ühes riigis, siis et oma sõnumeid edastada, selleks ei pea olema kindlasti üks koht, antud juhul siis ülikool, vaid on teisi võimalusi, et seda teatavaks teha ja toona oli mul ka president Tokajeviga 15 minuti asemel või pea tunnine vestlus, kus me lahkasime põhjalikult ka olukorda Ukrainas ja see jõudis ka lõppdeklaratsiooni. Nii et ma arvan, et see on kõik kuidagi veidralt üles puhutud probleem, mida seal tegelikult ei ole. No on küsitud ka, et miks me Kasahstani läksime, et miks Kasahstani visiit üldse oluline oli? Ma arvan, et riigi jaoks nagu Eesti, jah, meil on täna sõda Ukrainas, aga ühel hetkel see sõda Ukrainas saab läbi ja loodetavasti nendel tingimustel, mis sobivad Ukrainale. Ja siis me avastame ühel hetkel maailma suurem. Ja Eesti president erinevalt naabritest, olgu need Soome, Läti või paljud teised, ei osale ei ülemkogul ega ka NATO kohtumistel. Ehk teisisõnu, minul on võimalus vaadata pigem tulevikku, kus on Eesti 5 ja 10 või 50 aasta pärast. Ehk teisisõnu, kohtuda siis nende riikidega, teinekord võib-olla kellega meil ei ole alati kõik ühel meelel.
ja ongi nii, et omasugustega on alati meeldiv ja tore vestelda. Tunduvalt raskem on suhelda nendega, keda on vaja milleski veenda. Ja ma arvan, et Kasahstan on üks see riik, mis vaatab väga jõuliselt tulevikku ja peab ka valima oma tee seal Venemaa ja Hiina vahel ja samas tahab ka olla lääne poole vaatav. Ja ega ilma asjata väga paljude samamoodi mõtlevate riikide presidendid ei käi Kasahstanis. Kuu aega varem käis näiteks naaberriik Soome president Stubb Kasahstanis, mis ka lahkus samasuguste tulemuste nagu Eesti, aga reaktsioon paraku on erinevates riikides erinev. No võt nüüd tuleb varsti meil lahendada päris praktiline küsimus, ehk meil tuleb sinna uus suursaadik saata ja tal ei saa ilmselt kerge olema. Raske on öelda, sellepärast, et praegune suursaadik ei ole veel oma volitusi ära andnud, sellepärast, et mina pean sinna allkirja andma. Rääkides Eesti sisepoliitikast, meie valitsuse toetus on ülimadal. Mis nad valesti teevad? Ma ei tea, mida nad valesti teevad, aga kindlasti üks, mida jääb puudu, on see, et kui on alati öeldakse, et valitsus, me teeme reforme, me teeme suuri muutusi, et see ei ole rahvale meelepärane. Jah, osalt on see tõsi, aga teisalt me peame ka püüdma ja oskama selgitada, miks need muutused on vajalikud. Ja ma arvan, sellest jääb natukene puudu, et inimesed ei saa aru. Ja kui inimene aru ei saa, siis on selline tunne, et ka valitsusel endal on see korralikult läbi mõtlemata, kui ei suuda selgitada. Ja see, et võetakse mingisugune seadus vastu või mingi otsus vastu, ja siis seda mõne hetke pärast muudetakse tagasi ja see edasi-tagasi viibki selleni, et ühest küljest on valitsuse vastu mitte kõige paremad tunded ja teisalt ka ettevõtted ei tea, kuidas edasi liikuda, sest raske on investeerida, kui on selline ebamäärane keskkond. Nii et see selgitustöö, mida ma olen ka korduvalt varem öelnud, on äärmiselt vajalik, kui tahetakse suuri muutusi teha. No inimesed on hästi vihased nende maksutõusude pärast. Kuidas seda hinnata? Kas ilma nendeta ei oleks saanud? Ega kui me tahame majandust arendada, siis väga palju võimalusi ei ole. Üks on tõesti liigutada majandust selles suunas, et meil läheb paremini. Teine on tõsta makse ja kolmas on võtta laenu. Et no me teame, majandusel hetkel kõige paremini ei lähe, kuigi noole ots on kergelt ülesse poole, nii kui kuulata analüütikuid. Aga siis jääbki valik, kas tõsta makse või võtta laenu. Ja seal vahel tulebki balansseerida, mis on siis antud hetkel mõistlik teha. Viimasel ajal on teil tulnud jätta päris palju Riigikogu poolt vastu võetud seadusi välja kuulutamata. Kas Riigikogu seadusloome kvaliteet on läinud kehvemaks või on mingitel muudel põhjustel tulnud teil säärased otsused teha? Ma ei ütleks, et neid on väga palju, kui vaadata seaduste hulka, mis on Riigikogus tulnud. Ja ma tuletan ka meelde, et siin Kadriorus me peame 2 nädala jooksul võtma vastu otsuse, kas vastav seadus sobib, kas ta on põhiseadusega vastuolus või mitte. Riigikogul endal on tunduvalt rohkem aega ka tegutseda. Nii et tõsi, on tulnud seaduseid tagasi saata sel lihtsal põhjusel, et nad on põhiseadusega vastuolus. Osad on ära parandatud, on jõudnud ka üks Riigikohtusse, 2 tükki, üks istub seal praegu ja teine siis oli Kadrioruga nõus. Nii et siin ei ole küsimus, nagu üks poliitik ütles, mis talle jälle ei meeldi. Küsimus ei ole meeldivises, vaid küsimus on selles, et see peab olema ikkagi meie põhiseadusega kooskõlas ja tuleb kooskõlla viia. Ja teinekord, kui seadus tagasi läheb, mul on väike lootus ka, et vaadatakse terve seadus üle uuesti, et järsku seal on veel midagi paremaks teha, et mitte ainult siis 1 või 2 sätet, mis on põhiseadusega vastuolu, muudetakse ära. Et eks seda kiirustamise elementi on tunda küll, sest siin poliitiline tahe on nii suur ja ilmselt ei jõuta siis kõiki korralikult läbi mõelda, nii et aga meil on võimude lahusus ja eks Riigikogu teeb oma tööd. Siin on kostnud ka vahepeal, et miks siis Kadriorg ei suhtle Riigikoguga, aga igalühel on omad ülesanded ja on veel ka Riigikohus ja kuskil on veel ka õiguskantsler, kes peab oma seisukoha võtma, nii et igalühel on siin oma roll. Ei ole niimoodi, et istume kõik ühes toas koos ja teeme ühe toreda seaduse ja siis on kõik hästi. No viimatised suured emotsioonid on Kaitseväe seaduse ümber ja me oleme nüüd kõik hakanud arutlema, et kuidas selle keeleoskusega Kaitseväes on. Mida parlament peaks nüüd tegema, et
nemad oleksid rahul, et see keeleoskus sinna sisse saaks ja president oleks ka rahul, et kõik on põhiseadusega kooskõlas. No ega me ei otsi nüüd siin rahuldust otses mõttes, me tahame ikkagi teha seadusi, mis Eesti riiki edasi viiks ja oleksid selle juures hästi mõistlikud. Et keele küsimus on väga oluline küsimus ja seda me püüame siin Eesti riigis lahendada juba üle 35 aasta. Et need, kes siin elavad, Eesti kodanikud kindlasti, et nad oskaksid eesti keelt, vähemalt sel taseme, et nad suudaks nagu kohustust täita Eesti riigi ees ehk minna kaitseväkke. Ja kui vaadata nüüd tõesti kaitseväe seisukohast, siis see on ju täiesti õige. Nemad teevad oma tööd, nemad ei pea tegelema keeleküsimustega, vaid peavad valmistama ette seda kaitsetahet, mis meil noortel siis peaks olema. Aga kui Riigikogu liige võtab otsuse vastu, peab vaatama see kõik tervikuna, et mis see tegelikult tähendab ja kuna siin oli ka põhiseaduse riive, et sellega tegelega teisalt ka vaadata, et mis oleks siis see lahendus. Et mina olen pakkunud ka välja, kui me rääkisime eestikeelsele haridusele üleminekul ka ministriga mõned aastad tagasi, et järsku oleks mõttekas peale põhikooli võtta siis 1 aasta ja need noored, kes tõesti täna ei oska, et aastaga selgeks õpetada et eesti keel, mis ei ole üle jõu käiv, sellepärast neil on ju eesti keele alus olema. Arusaadavalt nad ei pea oskama kanti filosoofiat lugeda, aga see, mis on Eesti riigis vajalik ja nende enda huvides, et nad saaksid Eesti riigis kaasa rääkida, et seda oleks võimalik niimoodi teha. Neid lahendusi nagu ei ole väga ka otsitud ja ühel hetkel tahame, et ühe seaduse pügalaga muudame kõik teistsuguseks. See kahjuks ei tööta niimoodi. No karta on, et kaitseväe puhul meil tekib siin õige pea hoopis teine ja palju laiem arutelu teema ja see on naiste kohustuslik ajateenistus. Et kuidas teie sellesse suhtute ja kas ühiskond peaks hakkama juba aktiivsemalt selle üle arutlema? Täna on tõesti, naistel on võimalik kaitsevätte minna vabatahtlikkuse alusel ja sealt ka tulla ära mõne aja pärast, kui see tundub, et ei sobi. Aga millal see peaks tulema kohuslik, eks seda nüüd peab vaatama, see sõltub väga palju, milline meie keskkond on, julgeolekukeskkond, kas see vajadus on olemas. Ma ütlen veel kord, et praegu need naised, kes soovivad kaitseväkke minna, saavad seda teha ja ma arvan, et praegu otsest vajadust seda muuta ei ole. Meil on sellel aastal tulnud väga teravalt ka esile probleem, et me oleme liikumas jälgimisühiskonna poole. Meil on see mitu sellist vahejuhtumit. Kas see on suur mure? Kas see on asi, mille pärast me peaksime mures olema? Kindlasti, kui vaadata nüüd ühiskonna tervise mõttes nii seda, kui meil ikkagi kurjategijad siin-seal liiguvad, et hea oleks teada, kus nad käivad ja mis nad planeerivad. Eks me nägime ka praegu see juhtum, mis oli kaubanduskeskuse juures. Et võib-olla kui ei oleks neid kaameraid olnud, oleks võimalik kindlaks teha, kes seal käis ja mis ta seal tegi. Aga samas peab olema ka selgelt see reglementeeritud, et see peab olema mingi põhjus, mitte niimoodi, et me paneme igale poole kaamerad üles ja nad jäävadki sinna üles. Et siin oli ka seadus, mis oli ka Kadriorus selles samas küsimuses, et saigi antud märguanne ka selles osas, et siis tuleb see kaamera ahavatud, kui ma roll on täidetud. Nii et eks need andmete kogumine on vajalik, aga on vaja ka teada, mis nende andmetega peale hakatakse. Ja eriti peaks teadma, kelle kohta need andmed käivad. Sest mis võib juhtuda see, et inimene ei hakka enam adekvaatselt käituma. Ta on, isegi nüüd kaameraid ei ole või jälgimist ei ole, ta arvab, et seal on. Ja siis, kui inimene elab ja teatavas hirmus, et teda jälgitakse, ma arvan, et see ei ole terve ühiskond. Nii et sellega peavad selgelt arvestama, mis on see reaktsioon ka indiviidi poolt. No meil on ju raamatuaasta ja see on iseenesest väga tore ettevõtmine, märkimaks seda, et meil on juba 500 aastat olnud eestikeelsed raamatud. Raamatute lugemisega seoses on ikka avaldatud muljet, et isegi, et ühelt poolt meie lapsed loevad vähe, aga teiselt poolt, et meil inimesed ongi hakanud vähem lugema. Kas teile tundub ka nii? Jah, meil on raamatuaasta tõesti, ta on õige täpne vist öelda, et eestikeelne kirjasõna, sest eestikeelset raamatut ei olnud. Aga ma arvan, et inimesed on liikumas jälle rohkem raamatute juurde ka. Ainult, et see raamatu lugemise võimalused laienevad, ei ole ju ainult enam see raamat, mis me võtame riiulist ja loeme ta otsast lõpuni läbi,
vaid on olemas ka e-raamatud, on olemas igasugused muud võimalused, ka audioraamatud, kuidas raamatut lugeda. Aga arusaadavalt, ega päris raamat on ikka päris raamat, et teised on abivahendad, nad ei asenda kunagi. Me alati kipume mõtlema, et kui mingi uus tehnoloogia tuleb, et siis ta nagu asendab eelmist. Ei, ta lisab sellele midagi. Et raamatud jäävad, kui 500 aastat on raamat olnud, no küll ta siis on veel 500 aastat. Aga muidugi, eks noortel on ju tekkinud väga palju huvisi. Mina väike poiss olin, ma lugesin muidugi raamatut salajaga teki all taskulambiga, sest ema palus, et ma magaksin. Aga ma usun, et ikkagi kui sa lapsest peale seda raamatut tundma õpid ja lasteaias ja kodus ja isa-ema loevad, siis sa jääd sinna raamatu juurde kindlasti ka tulevikus. See suvi oli laulupeo suvi. Ja juba 2 laulupidu on olnud niimoodi, et inimeste huvi laulupeole tuleku vastu on nii suur, et tuleb tõdeda, et me ei mahu enam kõik lauluväljakule ära. Et nüüd ilmselt tulebki leppida sellega, et kõik ei pääse enam laulupeole. No seda tuleb vaadata võib-olla ka positiivselt, et meil on ikkagi, kuigi siin vahepeal olid ju arusaamad, et laulupeod ei ole oma 90 aastatega, mis neist laulupidest enam, vabadus on uuesti kätte võidetud, aga päris nii ei ole ja nüüd me näeme, et on hoopis teistsugune olukord, et väga paljud tahavad tulla laulupeole, aga ei mahu. Aga laulupidu on nagu laiem sündmus, et ta on ikkagi ju pidu. Et võrdluseks tuua näiteks Leedus on laulupidu kontsert. See tähendab seda, et sa istud, kuulad kontserti ära, lähed ära. Meil on ta pidu ja pidu ei ole ainult lauluväljakul, pidu on ka linnas, pidu on ka üle Eesti. Ja ma arvan, et kes täna ei mahu sinna laulukaare alla, ega siis keegi laulmist neile keela. Tuleb leida need võimalused, et laulda. Ja pillimehed täna ongi ju toodud juba Vabaduse platsi, kus nad mängivad, mitte ei ole laulukaare all. Nii et tuleb otsida erinevad võimalused, et jumala eest ei tekiks olukord, kus laulmise ja tantsimise huvi ära kaoks sellepärast, et laulukaare alla ei mahu. Kui hästi tunnevad teie hinnangul ennast Eestis kultuuriinimesed? No meil oli sel aastal üks selline kahetsusväärne juhtum, kus ilmus mingisugune tabel, kust osa teatreid said teada, et nad kohe kindlasti enam järgmisel aastal rahastust ei saa ja siis ilmus pärast kultuuriministri õiendused ikkagi saavad. Kui kindlalt kultuuriinimesed, kui hästi, kui turvaliselt nad tunnevad ennast? Ühest küljest võib öelda, et kultuuri on meil liiga palju jutumärkides, et meil lihtsalt ei ole ressursse see kõige jaoks, mis on ju iseenesest positiivne järjekordselt, et meil on kultuurirahvast, teatrit ja kontserti ja kõike selles mahus, et meil tekiksid ka tipud ja tippudest meil puudu ei tule, et ega need tipud tühja koha pealt ei teki. Seetõttu ka ütleme see sama huviharidus, mis peaks koolides olema, et see on äärmiselt tähtis. Et ei ole ainult see formaalharidus, mida siis koolipingi taga antakse. Aga eks kultuuri ja üldse rahastamine on väga keeruline. Ma olen ise istunud ka komisjonides ja ma tean, kui väga raske on neid valikuid teha. Aga jah, see ei tohiks olla niimoodi, et kes nagu rohkem häält teeb, et siis saab ja kes vähem häält teeb, et see ei saa. Aga eks need tabelid tõenäoliselt jäävad, aga kultuuri hindamine on alati subjektiivne, et seda ei saa täielikult tabelistesse panna ja kui komisjon on moodustatud pädevatest inimestest, siis tuleb seda ka usaldada. Kui nüüd on olukord, et need ei ole kõige õigemad, siis on nagu teine olukord. No teie algatusel on meil koolides nüüd Tiigrihüpe 2 ehk siis tiihüpe. Kui hästi sellel algatusel on läinud ja kui palju koolid jõuavad kaasas käia sellel teel ja sellel marsruudil, mille tehisaru meile dikteerib? Kui vaadata väljaspoolt ja kui käia välisriikides, siis tundub, et meil läheb nii hästi, et endalgi tekib hirm. Sest nende pilk on küll selline suunatud meie peale just ka võib-olla sellest tiigrihüppest lähtuvalt, et nüüd jälle Eesti teeb midagi, millest on õppida, aga me ei seeda teiste jaoks ja tegelikult see tehisaru on olemas. See sõltumata meist see tehisaru on olemas. No küsimus, mis sellega peale hakkame. Et kui mõistlikult me suudame seda kasutada ja eks see tehisaru hüppe oligi selleks lähtuvalt mõeldud, et see võimalik paremini ära kasutada koolides, mitte et see oleks selline juhuslik kasutamine nii õpetajate kui õpilaste poolt ja saigi töötada välja isegi spetsiifiline või meie jaoks mõeldud programm või alus või projekt, mille põhjal siis saaks seda kõike edasi arendada. Me oleme alles selles mõttes algusstaadiumis
ja hirmud ei ole võib-olla mitte ainult sellepärast, et on see uus tehnoloogia, mis iseenesest ju väga uus ei olegi, vaid see, et see areneb niivõrd kiiresti, et kuidas selle kõigega sammu pidada. Ja ma ütlen ka veekord, ega siis ta on järjekordselt seesama abivahend, ta ei asenda midagi. Ta ei asenda õpetajat, ta ei asenda isegi õpikuid, aga ta annab midagi juurde ja iga õpetaja saabki valida. Sest lõpuks, mis me tahame? Tahame seda, et meie lapsed oleksid targemad. Ja kui ta saab seda läbi tehisaru teha, mõni õpetaja leiab, et tema suuline tekst on luga parem, kui tehisaru kasutame, siis ongi see õpetaja valik. Meie koolihariduse võib-olla hea tase tuleneb sellest, et meie õpetajad on autonoomsed ja koolid on autonoomsed, neil on vabadus otsustada, kuidas nad õpetavad. Nii et seda tuleks ka jätkata siin tehisaru võimalusi kasutades, aga neid kasutamata jätta kindlasti ei ole mõttekas, sest seal on üksjagu võimalusi, mis teeb nii õpetaja elu lihtsamaks kui ka õpilase targemaks. Palju te ise tehisaru kasutate? No eks ma ikka aeg-ajalt kasutan, mõnda asja testin ja kontrollin ja vaatan erinevaid. No tähtis ongi, et sa kasutad erinevaid allikaid, et sa ei usaldaks ainult ühte. Et kui me täna näeme, et meil siin on raskusi isegi kriitilise lugemisega ja kriitilise mõtlemaga, siis võib-olla siis läbi selle tehisaru, mis nagu sunnib, et tegelikult rohkem kriitiliselt vaatame asjadele otsa, mida me näeme. Ja võib-olla see aitab siis läbi sellega meid edasi sellest kriitilisest mõtlemise vaegusest, ütleme niimoodi. No meil on praegu juba 4 aastat, peaaegu 4 aastat kestnud Euroopas sõda. Meie oma julgeolek on tänu selle täpselt samamoodi löögi alla pandud. Kui me vaatame nüüd seda, kuidas me Ukrainat 4. sõja-aasta lõppedes abistame, kas meie siin Euroopas oleme täna teinud kõik selleks, et Ukrainal läheks paremini? Kus me teie hinnangul selle Ukraina abistamisega oleme? No eks me oleme Ukraina abistamega täpselt seal, kus me oleme, sest seda ju Ukrainas jätkuvalt käib. Aga ega me ei ole ka ju vähe teinud. Aga kindlasti saab teha tunduvalt rohkem ja mis võib-olla kõige tähtsam kiiremini. Et meie aeglus on võib-olla see, me jõuame teinekord nende abistamispakettidena natukene liiga hilja. Ja mis on ühest küljest ju arusaadav, Euroopa Liit koosneb ikkagi 27 riigist ja kuidas seal konsensus leida, see ei olegi teinekord nii lihtne. Aga tulemuseks on see, mida aeglasemalt me oleme, seda rohkem Ukraina inimesi selles sõjas sureb. Lapsi ja naisi kaasa arvatud. Nii et siin tuleb väga hoolega mõelda, et kuidas seda teha mitte Euroopa ainult meie ise, vaid kuidas ikkagi ka mõjutada näiteks USA, et kaugmaarakette anda ja et oleks võimalik neid sõjalisi sihtmärke ka Venemaa sügavast tagarasse sihtida. Nii et ma loodan, et see tulev aasta siis ikkagi mingisuguse lahenduse sellele toob. Ja kui vaadata neid läbirääkimisi ja suheldes siin presidentidega, siis osad leiavad ikka lootus on olemas, et mingisugune rahu, kas see nüüd lõplik rahu, aga et mingisugune vaherahu vähemalt tuleks, et oleks korraks mõelda ja maha istuda ja mõelda, kui mõttekas kõik see on. Kui suur pettumus see on, et Euroopa riigid ei jõudnud nüüd aasta lõpus kokkuleppele Vene külmutatud varade kasutusele võtu kohta? No jõuti teatud kokkuleppele ja eks see ole jälle sammukene edasi, ega seal lihtne ei ole. Me peame ju vaatama ka Euroopa Liidus ka seda, et kõigi sellise läbirääkimiste käigus me lõpuks ei lagundaks seda Euroopa Liitu ennast ära, et tekib liiga palju eriarvamusi ja siis on raske Euroopa Liitu jälle koos hoida. Nii et see ei ole lihtne ülesanne, arvates, et Euroopa Liit on ikkagi konföderatsioon, mitte ei ole föderatsioon. Kui suureks on muutunud selle aastaga lõhe Euroopa ja USA vahel? Ma ei tea, kas see nüüd Euroopa ja USA vahel, aga maailm on lihtsalt muutunud. On suured jõud on järjekordselt ju pead tõstnud, ehk siin on peale USA ju teise riikigi, kes vaatavad maailmale võib natukene teistmoodi, kui meie tahaksime. Aga ma ei ütleks, et see nüüd lõhe on. Me peame siin Euroopas lihtsalt näitama, et me oleme ka piisavalt tugevad. Sest arusaadavalt Ameerika poolt vaadates me väga tugevad ei paista. Ja Ameerika soovib suhelda tugevatega, nii et me peame
oma tugevused siin välja tooma ja mitte ainult võib-olla numbritega ja tabelitega, vaid ka oma suhtluses, et kuidas me, oma kehakeel on, kas me oleme tugevad või ei ole, et tuleb hoida silmad lahti ja väikse riigil nagu meie eriti on väga tähtis, et suured, meid soosivad suured ikkagi omavahel läbi saaks. No kui me tuleme Eesti ühiskonna juurde tagasi, siis kui te presidendiks saite, siis te ütlesite ka, et lõhed Eesti ühiskonnas on väga suured ja et üks teie soove oli, et seda mahendada. Lõhed Eesti ühiskonnas on ikkagi väga suured. Kas see on ületamatu praegu? Jah, ma alustasin oma seda ametiaega sellega, et sisemine rahu on äärmiselt tähtis. Et me ei teeks siin vigu, et me vaatame alati väljapoole, et mis sealt väljast on oodata, aga me unustame aeg-ajalt ära, et seal välisvaenlane vaatab pigem seda, mis siin sees toimub ja kui siin me omavahel läbi ei saa või asjad ei lähe nii, nagu tahaks. Ja kui me näeme, et täna ühiskond on ka küsitluste järgi ikkagi riigist või valitsusest eemaldunud ja eemalduma sellest rohkem, eriti meie vene keelt rääkiv ühiskond, siis see lõhe on teinekord võib-olla veel ohtlikum kui mõni teine lõhe mõne väljaspoole vaadates. Nii et sellega peab tegelema, et seda lõhet ei oleks, seda on hea rääkida. Ma saan täiesti hästi aru, et tegutseda on tunduvalt keerulisem. Aga kui sealt pilgud pöörata rohkem sissepoole ja mõelda meie Eesti inimeste arengute peale, nende murede peale, probleemide peale, võib-olla vähem ülbe olla selles osas, kui kellelgi lähe hästi, siis see aitab kindlasti kaasa. Et jah, veel kord, et ega välisvaenlane ei maga, et ta kasutab kõik need lõhed, mis meil siin sees on, väga osavalt ära. Mis teid Eesti puhul praegu kõige murelikumaks teeb? See on küll selline küsimus, millele ma võib-olla isegi ei oska vastata. Eks see kõik kokku on ju tegelikult, mis on Eesti sees, mis on väljaspool Eestit. Aga selle muretsemisega jälle väga palju edasi ei liigu, et me võimegi jääda muretsema. Pigem on vaja tegutseda. Ja ma usun, et meil on need inimesed, kes siis panevad meid tegutsema ja üks võimalus, et me kiiremini areneks, on ikkagi see, et me paneksime rohkem oma ressurssi haridusele ja teadusele ja innovatsioonile, sest ka teiste riikide kogemus on näidanud, et ka rasketel aegadel tuleb just sinna raha panna, sinna ressurssi panna ja see annab tagasi mitte küll täna, aga tulevikus. Ja ma usun, et see on oluline, et just haridusse ja teadusesse me panustaksime rohkem. No tuleval suvel tuleb teie jaoks üks oluline verstapost, ehk siis teie presidendiks oleku esimene ametiaeg saab täis. Kas tuleb ka teine? Ma olen selle küsimusele vastanud. Ma saan aru, et sellega väga hoogsalt juba tegeletakse ka meedias. Et kui sa annad mõista, et sa võib-olla ei kandideeri, siis kindlasti need, kellele meeldib ja on mõelnud, et nemad otsustavad kõike ja kõiki, siis nad muutuvad väga tusaseks ja tahavad ise tõestada, et mitte presidenti otsustamist temast saab, vaid meie ütleme, kas ta on halb või hea president. Nii et ootame selle aja ikkagi ära, et ma ütlesin, et peab midagi siis juhtuma, et ma annaksin jah-sõna selleks, et kandideerida. Praegu on ikkagi veel alles nii-öelda vana aasta ja kui hakata aasta enne mõtlema selle peale, siis kuidas seda igapäevatööd saab teha. Ma püüan seda tööd ära teha, mis on juba planeeritud aastaks 2026 ja see programm on väga tihe, et isegi ennast hirmutab ära, kui palju peab ära tegema. Et las aeg tiksub oma soodu ja selleks mina väga oma aega ei raiska. President Alar Karis, aitäh teile selle aasta lõppu jutuajamise eest ja kena uue aasta algust! Jah, aitäh selle kutse eest ja ma soovin ka kõigile toredat uut aastat.